Tere, armas teeline! Tänase mõtiskluse olema pealkirjastanud palvesangarid. Kuid alustuseks loen teksti Taaveti 116. laulust ja see kõlab järgnevalt. Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist, sest ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan teda appi oma eluaja. Mis oleks siis, kui sa räägiksid harva oma parima sõbraga või abikaasaga? Üsna pea tekiksid probleemid ja see sõprus hakkab lagunema. Samamoodi on palve elutähtis osa Jumalaga läheduse hoidmiseks. Palve on ülioluline pühendumisharjumus, mida igaüks meist vajab ja mida on võimalik tõhusamaks muuta. Kui me sageli ja jätkuvalt ei palveta, siis uitame Issandast varem või hiljem kaugele eemale. Piibel on raamat, mille kaudu me õpime tundma paljude inimeste elu, kes palvetasid ja seda regulaarselt. Valmistugem heitma pilku sellele, kuidas nende suhtlemine Jumalaga mõjutas nende lähedust temaga. Kuidas ja mille pärast meiegi palvetama peaksime ning kuidas muutsid nende palved kaasinimeste elu, kes nende ümber olid. Tõsi, meie palveelu mõjutab peale meie veel ka meie lähikondlasi. Just nagu piibli uurimine, nii on ka palve erakordselt suur ja tähtis oma teema ning palju laiem ka, kui esmapilgul paistab. Täna vaatleme piiblist mõningaid õppetunde inimestelt, kes palvetasid ja näitasid meile, kui keskne on palve tugeva sõpruse kujundamiseks Jumalaga. Alustame siis palvesangaritest. Ja esimene, kellest täna tahan rääkida, on loomulikult Daniel. Ta on üks suur piiblikangelane, vaieldamatult. Ja esimesest peatükist me loeme Danieli raamatust, aga Daniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga. Samuti teame, et Jumal andis Danielile ja tema 3 sõbrale igasuguses kirjas ja teaduses tarkust ja taipu. Daniel mõistis aga igasuguseid nägemusi ja unenägusid. Piibel ise nimetab Danieli targaks, sest temas oli Jumala vaim ning ta oli taeva silmis väga armas. Need on mõningad tunnistused mehest, kellel oli tugev ja püsiv side Jumalaga. Kuid Danieli raamatu 2. peatükis aga, kui kuningas Nebukadnetsar andis välja käskkirja surmata kõik targad Baabilonis, palus Daniel Jumalalt halastust kuninga unenäo saladuse mõistmiseks. Ja kui Jumal ilmutas Danielile kuninga unenäo, siis pöördus ta sedamaid palves Jumala poole. Ja ka siin on meil midagi õppida. Millest Daniel siis rääkis? Loen Danieli raamatu 2. peatükist ja 20. salmist. Daniel hakkas kõnelema ning ütles: Jumala nimi olgu kiidetud igavikust igavikuni, sest temal on tarkus ja võimus. Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid. Tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Tema paljastab sügavused ja saladused. Tema teab, mis on pimeduses ja tema juures elab valgus. Sind, mu vanemate Jumal, kiidan ja ülistan mina, sest sa mulle oled andnud tarkust ja väge ja et sa nüüd oled teinud mulle teatavaks, mida me sinult oleme palunud. Oled kuninga asja teinud meile teatavaks. Aastad möödusid ning kuningaid tõusis troonile ja langes samuti. Aga Daniel jäi kuningate nõuandjaks ja teda nimetati silmapaistvaks, sellepärast, et temas oli eriline vaim. Ja kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi. Danieli 6. peatükk räägib, ta oli ustav ja mingit hooletust ega halba tema kohta ei leidunud. Kaasvõimukandjate raevukast kadedusest ja kurjast plaanist hoolimata oli Daniel oma palveelus püsiv ja kartmatu. 6. peatükist me loeme aga veel lisaks, aga kui Daniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis läks ta oma kotta
mille ülakambri aknad olid avatud Jeruusalemma poole ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Siis need mehed tormasid sisse ja leidsid Danieli palvetamast ja anumast oma Jumala ees. Vaatamata ahistavatele olukordadele Daniel ikkagi palvetas. Kuigi tema elu oli ohus, oli ta palves järjepidev ja raugematu. Piibel ütleb, et iga päev 3 korda, nagu tal tavaks oli, ning etteaimatav 3 korda päevas akna all, mis oli avatud Jeruusalemma poole. Tema palve oli füüsiline toiming, ta põlvitas ning see oli tänu ja alandliku palumise aeg. Võib-olla sa panid tähele, kuidas Daniel palvetas. Kui meie elus läheb midagi viltu, siis helistame enamasti ikka lähedasele sõbrale, et sellest rääkida. Kui aga meil on häid sõnumeid, otsime kellegi, kellega neid jagada. Samasugune muster saab olla ka suhtluses Jumalaga. Palve on südame avamine Jumalale kui sõbrale. Peale selle, et palve hoiab meid Jumalaga ühenduses, on see sõnumiks saatanale, kes me oleme. Kui põlvitame hommikul palveks, on see justkui füüsiline teadaanne pimeduse jõududele, et meie valik sel päeval on Jumal. Ja mitte ainult seda. Kui palvetame, saadab Jumal meie kõrvale oma inglid ning me oleme kaitstud ja varjatud pimeduse jõudude eest. Alandlikult põlvili langemine on füüsiline toiming, mis väljendab alistumist. Põlvitamine on mingil moel erinev toolil istudes või voodis lamades palvetamisest, kuigi võime palvetada nendeski asendites. Kui me Jumala ees põlvitame, siis me näitame, et oleme valmis kogu südamest teda teenima ning meie sõnad vaid kinnitavad, et tema on ülim ja meie oleme üksnes tema loodud lapsed. Piibli aegadel palvetasid mõningad ka püsti seistes. Samuti oli Piiblis näiteid, mil inimesed istusid, kui nad palvetasid. Teised aga kummardasid Jumala ette silmili maha. Aga millises asendis sina tavaliselt palvetad? Piibel ei nõua meilt palvetamist mingis kindlas asendis, aga asend on siiski oluline, kuna see väljendab. Ma ka rõhutan, see väljendab meie aupaklikkust, meie hoiakuid ja soovi alistuda Jumalale. Mõnel puhul polegi võimalik ju põlvitada. Kui aga sinul on võimalik põlvitada, aga tavaliselt seda ei tee, siis miks mitte proovida järgmine kord põlvitada palvesse ja sa saad avastada, kuidas see mõjutab sinu lähedust Jumalaga. Piibel ütleb ühes asjas midagi selgesti. Palvetage lakkamatult. Palvetage püsivalt ja sihikindlalt. Kui sa täna seisad, istud, lamad või kõnnid, suuna oma mõtted Jumalale ja räägi temaga nagu sõbraga. Aga alusta nüüd kohe, ära oota homset päeva. On veel üks teine palvesangar Piiblis ja selleks on vaieldamatult Eenok. Piibel ütleb, Eenok kõndis Jumalaga ja rääkis Jumalaga. See on imeline päev, mil me lõpetame Jumala heaks töötamise ja hakkame Jumalaga koos tööd tegema. Milline on sinu ettekujutus Jumalast? Jumal kui kaastundlik tegevjuht ja mina kui tema lojaalne müügiesindaja, kas nii? Selle asemel oleme Jumala kaastöölised, nii ütleb pühakiri. 2. Korintus 6. peatükk teatab, Jumala kaastöölistena palume teid, et te ei võtaks Jumala armu vastu ilma asjata. Meie käitumise mall ei ole mitte selline, et küsime temalt lisa ja siis läheme omaette toimetama. Me küsime lisa ja siis järgime alati Jumala juuresolekul. Aga mida tähendab Jumalaga koos töötamine? Mida tähendab Jumalaga käimine ja rääkimine? Piiblis on toodud meile näiteks Eenok. Kuidas ma elan Jeesuse Kristuse nähtavas juuresolekus?
või läheb see koguni meelest ära, kui päevatoimetuste juures olen. Niisiis elu Kristuse juuresolekul. See on reaalsus. Sellele tasub mõelda. 1844. aastal sündis USAs mees nimega Frank Leibach. Ta oli kirjaoskamatu missionär, keda õpetati lugema, et nad saaksid avastada pühakirja ilu. 45-aastaselt, olles oma vaimse eluga rahulolematu, otsustas ta elada pidevas sisemises vestluses Jumalaga ja täiuslikus vastutulelikkuses tema tahtele. Ma ei nõustu kogu tema teoloogiaga. Küll aga see mees keskendus piibellikule kontseptsioonile Kristuse juuresolekule elamisest. Ja tema küsimused olid järgnevad. Kas meil on võimalik kogu aeg Jumalaga kontaktis olla? Kogu aeg ärkvel olla, tema kätele magama jääda ja tema juuresolekule ärgata? Kas on selline asi saavutatav? Kas me saame kogu aeg tema tahet täita? Kas me saame kogu aeg tema mõtteid mõelda? Kas ma saan issanda iga paari sekundi tagant oma mõtetesse tagasi tuua, nii et Jumal oleks alati minu meeles? Sellised olid selle mehe küsimused. Ma valin teha ülejäänud oma elust selle küsimusele vastamise eksperimendi, nii ta mõtles. Aga milline on piibli kontseptsioon? 1. Thessalonika 5. peatükist loeme: olge alati rõõmsad, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses. Kord ma küsisin oma kaasvõitlejatelt, kui sa prooviksid rohkem Jumalat tänada, siis ma küll arvan, et esimesel korral sa oleksid varsti tupikus, sest et sul ei tulegi meelde, mille pärast Jumalat tänada. Kuidas me rõõmustame elu suurtes ja väikestes kogemustes? Kuidas me säilitame palvemeelsuse oma igapäevaelus? Kuidas me siis tegelikult täname? Sellest mehest, kellest praegu mainisin, on järel jäänud ka tema päeviku mitmed sissekanded. Ja näiteks 1. märtsil 1930 ta kirjutas niiviisi: see tunne, et mind juhib nähtamatu käsi, mis võtab minu oma, kasvab minus iga päev. Mõnikord nõuab see varahommikul pikka aega. Ma otsustan mitte voodis tõusta enne, kui see issandale suunatud meel on paigas. Aga Jumalaga palves, tema sõnas ja tema tahtes. 18. aprillil 1930 ta kirjutas: olen Jumalaga osaduses tundnud olevat elevust, mis on muutnud kõik, mis on Jumalaga vastuolus, minu jaoks vastikuks. 2. Korintuse 3. peatükk kirjutab: aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda auhiilgust otse kui peeglis, muudetakse samasuguseks kujust aust ausse. 14. mail samal aastal ta kirjutab: see pideva ühenduse hoidmine Jumalaga, tema tegemine oma mõtete objektiks ja vestluste kaaslaseks on kõige hämmastavam asi, millega ma eales kokku olen puutunud. See töötab. Ma ei suuda seda teha isegi pool päeva, mitte veel, aga ma usun, et teen seda ühel päeval terve päeva, ütleb see mees. See on uue mõtlemisharjumuse omandamise küsimus. See on harjumuste kujundamine. 24. mail samal aastal ta kirjutab: see keskendumine Jumalale on pingutav, aga kõik muu on lakanud olemast. Ma mõtlen selgemini, unustan harvemini. Ma ei muretse millegi pärast ega kaota und. Isegi peegel näitab mu silmadesse ja näole uut valgust. Ma ei tunne enam, et millegagi kiirustaksin. Kõik laabub. Miski ei saa valesti minna, välja arvatud üks asi. See on see, et Jumal
võib mu meelest kaduda. Ja 1. juunil ta kirjutab: eelmine esmaspäev oli minu elu kõige edukam päev seni, mis puudutab minu päeva täielikku ja pidevat alistumist Jumalale. Ma mäletan, kuidas ma vaatasin inimesi Jumala antud armastusega ja nemad jälgisid mindki. Kui ma liikusin, nad tahaksid nagu minuga kaasa tulla. Ja siis ma tajusin, et nägin natuke sellest imelisest tõmbejõust, mis Jeesusel oli, kui ta päevast päeva mööda teed kõndis ja säras oma lõputust osadusest Jumalaga. Evangeeliumid räägivad Jeesuse nägemisest. Tema kohaloleku praktiseerimine ei muuda ainult mind ennast, see mõjutab ka inimesi, kes on minu ümber. Kas sa mäletad, kui Mooses tuli mäelt alla? Siis tema nägu hiilgas. Kõik seda märkasid. Kuid Eenok oli mees, kes kõndis koos Jumalaga. Aga kes oli Eenok? See on väga lihtne lugeda piiblist välja, et Aadamale sündis Set, siis Eenos, Keenan, Mahalael, Jered ja siis Eenok. Niisiis 622 aastat loomisest, siis sündis Eenok. Ja 130 aastat loomisest Seti sünnini. Aadam elas 930 aastat. Aadam elas 56 aastat pärast Leemeki sündi. Eenok oli äravõtmise ajal 365 aastane. Ja Aadam suri 57 aastat enne Eenoki ülesvõtmist. 1. Moosese 5. peatükk ütleb, Eenok elas 65 aastat ja temale sündis Metuusala. Pärast Metuusala sündimist kõndis Eenok koos Jumalaga 300 aastat ja talle sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli Eenoki elupäevi kokku 365 aastat ja Eenok kõndis koos Jumalaga ja teda ei olnud enam, sest Jumal võttis ta ära. Kuidas siis Eenok Jumalaga kõndis? Mida õpetas tema poja Metuusala sünd talle Jumalast? Või küsiksime tänapäevaselt, kuidas lapsed õpetavad meile, kuidas Jumalaga käia? Mida nad meile siis õpetavad, meie lapsed? Nad õpetavad kõigepealt sõltuvust. Laps on täielikult oma vanematest sõltuv. Toit, peavari, riided, kaitse, hoolitsus. Aga Johannese 15. peatükis Jeesus ütles, et mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei saa te midagi teha. Ja Johannese 5. peatükis Jeesus ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et poeg ei saa iseenesest midagi teha, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Sest mida isa teeb, seda teeb ka poeg, nõnda samuti. Niisiis me näeme, Jeesus kinnitas ise, et ta toetus täielikult oma isale. 121. psalmis öeldakse, ma tõstan oma silmad mägede poole, kust minu abi tuleb. Minu abi tuleb Issandalt. Teine asi, mida me lastelt kindlasti saame õppida, on usaldus. Sest laps usaldab oma vanemat. Õpetussõnade 3. peatükk ütleb nüüd täiskasvanutele, looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenda mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis tema teeb su teeraja tasaseks. 56. psalm ütleb, sel päeval, kui ma kardan, ma loodan sinu peale. Jumala peale, kelle sõna ma kiidan. Ma loodan Jumala peale, ma ei karda. Mis võibki lihane inimene mulle teha? 3. asi, mida vanemad saavad lastelt õppida, on eneseteadlikkus. Lapsed tahtmatult paljastavad meie puudused ja vajaduse Jeesuse järele.
Rooma 3. peatükk kinnitab meile, sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Mõtleme, et oleme head, aga lapsed paljastavad meie vead ja vajaduse, ütleksin kohe, karjuva vajaduse Jeesuse järele. 4. asi, mida lapsed meile õpetavad, on armastus. Armastus laste vastu tuletab meile meelde Jumala armastust meie vastu. Jumala armastus on mõõtmatu, tingimusteta ja ohvrimeelne. Meie armastus on lihtsalt vastus Jumala armastusele. Rooma 5. peatükk ütleb, aga Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me alles olime patused. Niisiis meie vastame Jumala armastusele ja lapski vastab vanemate armastusele. Kuid on veel üks asi, mis haakub tänase teemaga. Lapsed õpetavad vanematele suhtlemist. See on väga oluline, et vanemad ja lapsed räägiksid omavahel. 139. psalm ütleb, kuhu ma võiksin minna sinu vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest. Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Eenoki kohta on keegi kirjutanud niiviisi. Keset töörohket elu jäi Eenok pidevasse lähedasse ühendusse Jumalaga. Mida pingelisemad olid töökohustused, seda tõsisemalt ta palvetas. Inimeste keskel elades ja töötades, neile õpetusi jagades ja eeskuju andes tõmbus ta jumaliku tunnetuse järele nälgides teatud hetkedeks üksildusse, et olla Jumalaga, kes üksi võib rahuldada hinge ja anu. Pärast sellist Jumalaga koos olemist silmitsesid Jumala kartmatud inimesed hirmuseguse aukartusega tema näolt peegelduvat taevast sära. Eenokist hakkas üha enam välja paistma Jumala kuju. Kuid on veel üks palvesangar ja selleks oli kindlasti Mooses. Mooses oli mees, keda Jumal oli valinud juhiks. Aga loen nüüd 2. Moosese raamatu 33. peatükist, mida piibel meile temast räägib. 2. Moosese 33 ja alates 15. salmist. Siis Mooses ütles temale, kui sinu pale ei tule ühes, siis ära vii meid siit ära. Sest millest muidu tuntakse, et oleme armu leidnud sinu silmis, mina ja sinu rahvas, kui sellest, et sina käid ühes meiega. Nõnda, et meie, mina ja sinu rahvas, erinema kõigist rahvaist, kes maa peal on. Ja Jehova vastas Moosesele, mina teengi nõnda, nagu oled soovinud, sest sa oled armu leidnud minu silmis ja ma tunnen sind nimepidi. Aga Mooses ütles, näita siis mulle oma auhiilgust. Ja tema vastas, ma lasen sinu eest mööduda kogu oma ilu ja kuulutan sinu ees Jehova nime. Ma olen armuline, kellene ma olen armuline ja halastan, kelle peale ma halastan. Ja ta ütles veel, sa ei tohi näha minu palet, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda elama. Siis ütles Jehova, vaata, siin mu juures on üks paik. Astu selle kalju peale. Kui mu auhiilgus möödub, siis ma panen sind kalju lõhesse ja katan sind oma käega, kuni ma olen möödunud. Kui ma siis oma käe ära võtan, näed sa mind selja tagant, aga mu palet ei tohi keegi näha. Kuigi Eenok oli ilmselt Jumalaga väga lähedane sõber, teame Moosese ja Jumala vahelise sõpruse koht paljustki rohkem ning võime lugeda mitut kirja pandud vestlust Moosese ja Jumala vahel. Kui rändame Moosesega koos läbi alandliku juhi elu kõrghetkede ja madalseisude, näeme ikka ja jälle tema elu kõige olulisemaks osaks ning tema kui jumalakartliku juhi edu saladuseks oli
pidev suhtlemine Jumalaga ja jäämine Jumala lähedusse. Kuidas siis Mooses ja issand omavahel rääkisid? Kujuta ette, kuidas oleks rääkida Jumalaga ja kuulata tema häält. On üllatav, et iisraellased ise ei otsinud sedalaadi sidet Jumalaga, vaid palusid hoopis Moosest, et Mooses oleks neile Jumala esindajaks. Jumal oli Moosest selleks juba ette valmistanud, alates nende kohtumisest põleva põõsa juures. Ent ka muid Moosese isiklikke palveid lugedes näeme, et ta on peaaegu pidevalt Jumala juures, palub tema juhtimist ja teeb eestpalvet inimeste pärast, keda ta juhib. Piiblist me näeme, et 2 korral tegi Mooses eestpalvet pereliikmete pärast. Milliste sündmuste käigus need eestpalved toimusid ja mis võinuks juhtuda, kui ta poleks astunud vajalikke samme lõhe ületamiseks? Esimene pereliige, kelle pärast Mooses palvetas, oli Aaron. Aaron sai hakkama sellise asjaga, et ehitas kuldvasika ja juhtis iisraelased ebajumala kummardamisse. Mida Mooses tegi? Mooses palvetas. Ja 5. Moose 9. peatükis loeme, aga Aaroni peale vihastus issand väga, tahtes teda hävitada. Ja ma palusin siis ka Aaroni eest. Teine pereliige, kelle pärast Mooses palvetas, millest piibel räägib, on Mirjam. Mirjam nurises Mooses vastu ja teda tabas pidalitõbi, aga Mooses taas palvetas, et ta terveks saaks. Ja 4. Moose 12. peatükk ütleb, siis Mooses kisendas issanda poole öeldes, oh Jumal, tee ta ometi terveks. Mattuse 5. peatükk ütleb, aga ma ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Kolossuse 3. peatükis tehakse üleskutse üksteist taluda ja üksteisele andestada, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu issand teile on andeks andnud, nõnda tehke ka teie. Kuidas sa saad õppida tegema seda, mida sulle siin nendest tekstidest nüüd kästi? Miks on oluline, et sa seda teeksid? Siin on saladus. Sa ei õpi seda mitte inimliku jõu, vaid jõu abil, mis pärineb ülevalt. Ja siin mõningad punktid ühenduses sellega. Piibel teeb meil üleskutse alusta palvest, mitte tunnetest. Jeesus käsib tegutseda enne emotsioone. Palvetama vaenlaste eest, õnnista enne, kui tunned armastust, andesta enne, kui tervenemine tuleb. Palve kujundab südame Jumala plaanide kohaselt. Kuulekus eelneb alati emotsioonidele. Teiseks, pea meeles, kuidas Kristus sind kohtles. Paulus põhjendab andestust mälestusega, nii nagu Kristus teile andestas. Regulaarselt meeles pidades sinu enda vajadust halastuse järele, Kristuse kannatlikkust sinu vigadega. Sinule pakutud andestuse hind teeb armu jagamise võimalikuks. Ja 3. punkt ongi, praktiseeri andestust. Andestus ei ole ühekordne tunne, see on püsiv valik. Valik mitte kätte maksta, see on valik loobuda kättemaksu õigusest, see on valik usaldada õiguse mõistmine Jumala hoolde. Aja jooksul treenib kuulekus ka meie südant. Luba pühal vaimul kujundada omi reaktsioone. Vaenlaste armastamine on üleloomulik, mitte loomulik. Ainult vaim saab asendada pahameelt kaastundega, ainult vaim saab muuta palve siiraks mureks. Ainult vaim saab pehmendada paadunud reaktsioone. Kõigeks, mida Jumal käsib, annab Jumal alati ka jõu, et seda võib ja saab ja suudetaksegi teostada. Jeesaja 41. peatükk ütleb, ära karda, sest mina olen sinuga.
ära vaata ümber, sest mina olen sinu Jumal. Ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega, kinnitab Jumal. Aga miks on siis oluline õppida seda tegema? Esiteks, sest see peegeldab Kristuse iseloomu. Jeesus andestas siis, kui ta oli haavatud. Kui sina andestad, siis sa ilmutad esiteks Kristuse armastust, siis Jumala halastust, siis taevalikke väärtusi maailmas, mis on väga lõhki ja hädaline. Nii tuntakse ära, et sina oled olnud koos Jumalaga. Teine põhjus, sest andestamatus kahjustab hinge. See murrab kogu inimolemuse. Andestamatus aheldab sind mineviku valu külge. See saastab sinu vaimset kasvu ja takistab palvetamist ja röövib kogunisti rahu. Aga andestamine vabastab sind, mitte ainult teda, kes eksis. Kolmandaks, sest ühtsus Kristuse ihus sõltub ju sellest. Kolossuse raamatu 3. peatükis asetab andestamine kogukonna konteksti, sest ilma selleta suhted purunevad, armastus jahtub, tunnistus nõrgeneb. Andestamine säilitab koguduse tunnistuse mõjusalt. Ja viimaks, sest see, kuidas Jumal andestab, ongi meile eeskujuks. Jeesus seob meie teistele andestamise meie arusaamaga Jumala halastusest. Aga andestamisest keeldumine tähendab unustada risti, minimaliseerida armu, seista vastu muutumisele. Luuka 7. peatükk ütleb, sellepärast ma ütlen sulle, on tema rohked patud andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele pisut andeks antakse, see armastab ka pisut. Teise Moosese raamatu 32. peatükist saame lugeda. Ja Mooses läks jälle issanda juurde ning ütles, oh häda. See rahvas on teinud suurt pattu ja on enesel valmistanud kuldjumalat. Kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende pattu. Aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. Sa panid tähele, Mooses tegi ikka ja jälle julgelt eestpalvet Jumala rahva heaks. Mooses pöördus Jumala poole, kui rahvas oli janus, kui rahvas oli näljane ja täielikus meeleheites. Mooses meenutas aega, mil iisraellased valmistasid kuldvasik vahetult pärast seda, kui Jumal oli nendega lepingu sõlminud. Piibel ütleb, sest ma kartsin seda viha ja raevu, mis issandat oli vallanud teie vastu, nõnda ta tahtis teid hävitada. Ja issand kuulis mind ka veel seekord. Mooses meenutas aega, mil maakuulajad tulid tõotatud maalt tagasi. Ja ta ütleb, siis ma heitsin maha issanda ette neiks 40 päevaks ja 40 ööks, sest issand oli öelnud, et ta teid hävitab. Mooses meenutas aega, mil suguharde hulgast võeti Leevi suguharu pühamusse teenima. Ja ta jätkab. Ja ma viibisin mäel niisama kaua kui eelmisel korral, 40 päeva ja 40 ööd. Ja issand kuulis mind ka seekord. Issand ei tahtnud sind hukata. Jumal kuulis Mooses tungivat palvet. Palvetamises ja Jumalast kõvasti kinni hoidmises õpime Moose elust palju. Esiteks, Mooses armastas Jumalat sügavalt ja tal oli selge pilt Jumala iseloomust. Jumal kirjeldas ennast Moosesele 2. Moosese raamatu 34. peatükis, öeldes, issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest. Mooses oli julge kui ka ustav, kui ta hoidis läbi tõusude ja mõõnade Jumalast kinni väsitaval teekonnal tõotatud maale. Mooses usaldas Jumala väge, kohalolu ja juhtimist oma elus, kuigi tal oli täbaraid olukordi, nagu meil kõigil neid on.
Mooses tuletas Jumalale meelde tema lepingut, toetus Jumala tõotustele tema rahva kohta ja pidas meeles Jumala juhtimist möödanikus. Mooses aktsepteeris Jumala vastuseid oma palvetele. Oli vastus siis jah või oli see ei? Jumalaga lähedane sõber olla ei tähenda automaatselt, et me saame alati, mida me palume. Kuigi igal juhul tuleb meil alati püsivalt palvetada. Kas sulle ehk meenub praegu keegi, kes vajab sinu eestpalveid just praegu? Kui vastus oleks jah, siis mis takistab sul praegu tema pärast Jumala poole pöörduda? Kui me loeme piiblist kirjutatud suurtest palvetajatest, võib kergesti tekkida mõte, et meie sõprus Jumalaga ei ole nii lähedane või me ei ole niimoodi pühendunud. Aga me saame ju seda olla. Danieli sarnaselt saame vastuseisust hoolimata iga päev vankumatult ja ustavalt põlvitada. Eenoki sarnaselt saame valida Jumalaga kõndida ja rääkida, pöörduda tema poole enne, kui alustame tööd, mida tema meid tegema kutsus. Ja Moosese sarnaselt saame juhtida enda mõjusfääris olijaid, palvetada oma pereliikmete ja kogukonna liikmete eest, samas kui valime jääda kõige väelise oma juhi ja sõbra varju alla. Niisiis, ära sinagi kaota võimalust, et olla koos oma Jumalaga päev-päevalt. Peatse kohtumiseni.